mina Liisa ja olen jälle tulnud siia busside vahele seiklema. Hansabuss seekord otsib siis bussijuhte ja ta tahab need ka ise välja koolitada. Kuskil siin busside vahel, bussides sees, on personalijuht Marina ja temaga tahakski paar sõna juttu ajada, et kuidas siis saab bussijuhiks õppida ja kui Hansabussi tööle tulla, siis millised tingimused bussijuhte ees ootavad. Näed, seal bussis olemas. Oh, kui hea soe buss. Tere, Marina! Tere! Sina istud siin soojas bussis. Ma kuulsin, et te siin hakkate koolitama ikkagi uusi bussijuhte peale ka, jah? Vastab tõele, et 27. märtsil alustame koolitusega. Nii, ja mida see siis tähendab? Koolitate inimesed välja ja pakume tööd. Tule õpi bussijuhiks, Hansabuss maksab. Assoo! Aga keda te siis tööle ootate ja mis tööd nad siis tegema hakkavad? Ootame tööle tulevasi bussijuhte ja hakkaksid tööle siis Harjumaa liinidel. Edaspidi oleks siis ka võimalus töötada tellimusvedudel ja tööliste veol. Aha. Kõik on oodatud, sest see töö on sobilik igasugustele inimestele, meestele, naistele. Seda tööd on võimalik teha väga kõrge eani, kui tervis lubab. Et töö on paindlik, et kõik variandid on nagu võimalikud. Me hoolime oma inimestest. Me püüame luua sellise töökeskkonna, kus on kõigil selline meeskonnatunne, ühtsuse tunne, hoolime tervisest, ühisüritused. Kõige suurem on selles kindlasti peale aastavahetust tänuõhtu. Ja siis me teeme selliseid pistelisi tiimikaid ka. Aha, väga äge. Ja tervise poolest siis, kuidas Hansabuss oma bussijuhtide tervist hoiab? Et ühelt poolt kindlasti paindlik ja tasakaalukas töögraafik. Et oleks võimalik töö ja pereelu ühildada. Teiselt poolt siis kõik need üritused on natukene seotud ka liikumisega, nii et väike sport on alati juures. Lisaks pakume tervise turgutamiseks võimalust liituda Confido terviselahendusega. Lisaks on meil päris heade mugavustega bussijuhtide puhkeruum koos massaažitooliga. See kõlab küll hästi. Ma arvan, et ma alustaks oma igat tööpäeva sealt massaažitoolist. Meil on väga soe ja lõbus õhkkond selles mõttes, et kuna töö on raske, siis ilma huumorita lihtsalt ei saa. Et me teeme ikkagi päris palju nalja, naerame iseendi üle ja see kõik võtab nagu sellised tööpinged maha ja saame korraks nagu nendest murekohtadest nagu välja. Et on selline sõbralik ja huumoriga vürtsitatud päevad, siis need lendavad mööda ja jääb selline mõnus. Ja, just. Täpsemat infot saab ka infopäevadel, mida me teeme siis 28. veebruaril kella 11 ja siis 14. märtsil. Et kõik on oodatud siis tulema siia Pavlisse, näitame ruume, räägime tööst, räägime, kes me oleme ja siis igaüks otsustab. Kuna minul on juba vorm seljas, siis mina ikkagi tahaks, ma vaatan, et siin kõrval on üks valge buss. Ma lähen uurin järgi, mis buss on. Ja äkki saan isegi rooli. Super. Vaatame selle bussijuhi kontori üle.
Iveco lugesin ma bussi pealt. Oi, siin on alkolukk ja sõidumeerik ja kas see on ikka... Ja see on veel manuaal ka veel kõigele lisaks. No aina põnevamaks läheb. Igal juhul tuleb sõitma minna. Tere! Tere! Hirmsasti tahaks sõita selle bussiga. Lähme sõidame ära. Lähme? Lähme. Tohib? Tohib. Okei. Ja kui ei näe väga täpselt taha, siis või tahate ka välja minna ja vaadata, kas taga on midagi või ei ole. Ma vist isegi korra läheks. Ole vaata. Pigem tasub endast kinni. Läks just asi tõsiseks. Nii, sidur alla. Sidur alla. Kuidas see käib? Tagurpidi käik on nüüd nii. Oh jumaa, võtku. Natuke tagasi ja siis edasi jälle. Sidur, pidur, gaas. Läheb. See tuli kustub ära, siis läheb. Suri välja või? Suri välja. Et siin pead sa siit poolt ka vaatama. Nad tulevad, et kuna sa võtad nii palju üle joone, et siis... Suht otse välja ja siis keeran, jah. Jalg tõdiseb gaasipedaalil või sellel. Siirugi. See keerab ära, aga... Huvitav, mitu korda ma siin täna välja suren linna vahel. Mis sa pakud? Mitte ühtegi. Mitte ühtegi või? Jah, ma ei usu, ma arvan, et seda tuleb ikka. Ma pakun ise 2. Sul ei ole käik sees? Iveco. Väga hästi. Sul on nooremaid juhte rohkem küll, jah. Sa võid nii palju sõidad välja, kuni sa näed, et tagumine ratas on siin äärekivide juures juba. Siis hakka keerama. Siis läheb täpselt. Nii, oi jumal. Nüüd läksid tööd. Linnaliikluses ongi see ka, et sa pead mõtlema ka väikse autojuhi eest. Sest tema ei saa aru sellest, et bussi mahub. Juba minek. Loomulikult, ei kiirustada. See tööinimene ise bussijuhina peab olema ju ka selline, et ta ei võta kõiki asju hinge ja südamesse, sest et nii palju kui on inimesi, on erinevaid arvamusi. Väga palju tuleb ennast läbi lasta. Lihtsalt ühest kõrvast sisse, teisest välja. Siis oleks mu jalg väris. Vist ikka. Batuutbuss või lisaroolis, siis on batuutbuss. Marina rääkis mulle ennem nii ilusat juttu, kuidas Hansabussis bussijuhtidest hoolitakse
tehakse igasuguseid üritusi, hoolitsetakse bussijuhi tervise eest, massaažitoolis saab istuda, kui tahad. Aga räägi mulle, kuidas päriselt on. Päriselt on nii, et ongi pereüritused, väljasõitused, kus on sportmängud siis, diskgolfi mängimas ja 1. septembril on punase bussiga lastele see sõit siin linna peal ja nüüd viimane kord käisime siin energiakeskuses, kus need lapsed said vaadata, kuidas seda energiaetendusi ja jõulupeod ja tervise eest, jah, meil on see Confidoga on see koostöö, kus saame käia ennast enda tervist lasta kontrollida. Et ma ise käisin ka eelmine aasta, tegin ühe paketi, lasin endale teha, et vaadata, kas kõik on korras. Selles mõttes see on päris mõistlik, jah, see Confido, jah. Et siis Marina ei valetanud, ju? Ei. No eks ise võiks ka nagu enda eest nagu hoolt kanda, et ega see Confidoga koostöö ainukesena su tervist ei hoia, et ise peaks ka ikka vaatama, et oleks kõik okei. Alati tasub, kui keegi laseb sind vastu, laseb sind ära, siis tasub alati kätt tõsta, sest see teeb kohe vastus oleva juhi, kes sind nii-öelda aitas, selle teeb tuju paremus. Teeb rõõmsaks. Just. Tänud. Teeme tal ka tuju jaoks. Näe, lepitas. Oleme saabunud sihtpunkti. Palun kontrollige, et ei unustanud midagi bussi. Meeldivat päeva jätku. Hansabuss ootab teid taas Reisi. Proovisõit on tehtud. Esmaspäevast tööle. Jah. Ei, teine ring oli super mõnus, et buss, nagu buss ikka. Suur rool, avarvaade, mõnusad peeglid, sujuv liikumine, kui käiguvahetus on, ise teed sujuvaks. Väga-väga mõnus. Nagu ta ütles, esimene ring ikka kogenematu, aga teine on juba parem. Praktika. Natuke ööl. Käime 3. korda ära ja siis lähme juba tööle. Nii tore. Nii palju, kui mina Hansabussis olen siin erinevate bussijuhtidega rääkinud, siis kõik on nii sellised innustavad, toetavad, naeratavad, tulevad vastu siin, viskavad käppa, tšau, panin bussi paika, tuli kohe üks mees, küsis, kas bussiga kõik korras, on vaja kütust juurde, on vaja AdBlue'd juurde. Et ma ei tea, ma näen igal sammul nagu hoolivust. Siin on mine pese buss puhtaks, kui tahad. Päeva ajal on sul koristajad, tuled liinist, teevad sul kõik bussi ilusti puhtaks. Sina istud nii kaua massaažitoolis, kuni lähed järgmisesse ringi. Ma ei tea, ilu nagu kuningalassis, ma ütleks. Nii et ära siis unusta. 27. märts on see päev, kus algab koolitus, et saada bussijuhiks ja peagi istuda juba ise siin roolis. Ja kui kõik läheb hästi, 27. märts alustad, 90 päeva teed koolitust ja nõks pärast jaanipäeva. Tule Hansabussi tööle. Ja saad litsu võtta. No ise, et tulge kindlasti vaadake, kui äge lipp siin on. See on nii maisalik töö.
Hansabussis on igasugused mõnusad valged ja hallid ja sinised bussid. Aga mulle meeldivad tegelikult need punased. Nendega saab sõita ainult suvel, siis kui on turistihooaeg. Äkki ma räägin Hansabussi kuidagi ära, et ma saaks kunagi ühe tuuri teha. Ma ei kujuta ette seda mitte. Jaa, ei, see tuleb ära teha suvel. Teeme ära.